Tehnoloogia on osa meie igapäevaelust ja lapsed puutuvad sellega kokku juba varakult. Koolieelses eas lapsed kasutavad nutitelefone, tahvelarvuteid ja arvuteid mängimiseks ja õppimiseks. Kuigi tehnoloogia aitab lastel õppida, on sellega seotud ka teatud ohud. Kuidas saaksime tagada, et lapsed kasutaksid tehnoloogiat turvaliselt ja õigesti? Tehnoloogia võib aidata lastel õppida ja areneda. Erilised õppeprogrammid ja mängud aitavad lastel mõista tähti, numbreid ja värve. Samuti arendavad loovust ja loogilist mõtlemist. Näiteks saab lastega õppida loodust ja geograafiat läbi virtuaalsete ekskursioonide ja lõbusate mängida. Kuigi tehnoloogia pakub eeliseid, on sellega ka ohtusid. Üks suurimaid ohte on liigne ekraaniaeg. Kui lapsed veedavad liiga palju aega ekraani taga, võivad nende silmad väsida, unega võivad tekkida probleemid ja nad ei liigu piisavalt. Lisaks võivad lapsed sattuda internetis sobimatule sisule või hakata võõrastega suhtlema. Privaatsus ja turvalisus on samuti olulised. Lastele on keeruline mõista, mis on isiklik teave ja kuidas seda kaitsta. Selle vältimiseks peaksime õpetama lastele, kuidas hoida oma andmed turvaliselt ja mitte jagada isiklikku teavet internetis. Laste tehnoloogia kasutamist juhendavad täiskasvanud nagu õpetajad ja lastevanemad. Õpetajad saavad lastele näidata, kuidas tehnoloogiat õppimiseks kasutada ja kuidas ekraaniaega mõistlikult piirata. Nad õpetavad ka, kuidas tasakaalustada ekraaniaeg teiste tegevustega, nagu liikumine ja mängimine õues. Samal ajal peavad lasteaiaõpetaja ja lapsevanemad tegema tihedat koostööd. Ühine arusaam ja kokkulepped kodu ja lasteaia vahel loovad lapsele selged piirid ja järjepidevuse. Tehnoloogia võib aidata lastel õppida, kuid selle kasutamine peab olema turvaline. Täiskasvanud õpetajad ja lapsevanemad mängivad tähtsat rolli laste suunamisel, et nad saaksid tehnoloogiast ainult kasu ja püsiksid turvaliselt. Õige tasakaalu leidmine aitab lastel kasutada tehnoloogiat ilma, et nad satuksid ohtudesse.